Hei, mina olen Merilin Mälk ja ma riimrähklen oma uut lugu Tõuseb tuul. Miks nii palju sõnu? Tõuseb tuul räägib konkreetselt füüsilisest tõmbest kellegi vastu, et see lugu on kirjutatud minu kunagistest kogemustest, sellest möödunust minast, et see kõik tundus alguses võib-olla kellegagi nii ehe, aga tegelikkuses füüsiline tõmme oli see ainuke asi, mis meie vahel oli ja siis ma arvasin, et ma olen nii armunud ja kõik ongi nagu lillaline ja ilus, aga tegelikult ei olnud. Minu esimesed emotsioonid, no iseenesest, kui ma neid sõnu hakkasin kirjutama, siis need kippusid isegi liiga hullud olema, et seal oli rohkem niisugust seda füüsilist tõmmet siis nagu mainitud, aga ma sain lõpuks rohkem ikkagi niisuguseks leebemaks selle lihvitud. Et see oli nagu 50 Shades of Grey või? Veits jah, reaalselt ja eks muusikavideo ju ka veits, seda peegeldub sealt ja need ideed olid rohkem niisugused piiri peal. Mis su isa selle peale ütleb, mida seda tead? Ei no isa, aga vanaema, vanaisa, ema. Nad ei ole keegi näinud seda veel. Nagu selle looga pean tunnistama, sain alles hiljuti aru, et kuhu ma selle story'ga siis nii-öelda sihtisin. Alguses ma tundsin veits nagu et ma ei kirjutan nagu sellest, kellega ma praegu koos olen, aga tegelikkuses ikkagi see lugu nagu räägib sellest, kuidas ma meenutasin seda kunagist mind ja tänu Andreile ma sain aru, et see oli kõik nagu vale, milline ma olin. Ehk siis pigem ma ütleks, et 50-50, et on temast ja ei ole temast. Me vahel miski tõmbab, kuid räägin silmad maas. Ei teagi, kuhu vaatan, nii kõrge temperatuur. See tähendab siis seda, et meie vahel on mingisugune side, ehk siis see füüsiline tõmme, mida me tunneme, aga tegelikkuses on see, et me ei julge isegi üksteisele otsa vaadata ja üksteisega rääkida, et räägin silmad maas ja ei teagi, kuhu vaatan. Me teise kõrval, kuid rääkida ei saa, mu keha kisub kaasa, on nii kõrge temperatuur. Et me oleme teise kõrval, aga me ei saa rääkida, sest see on mega siuke awkward ja mu keha kisub kaasa, ehk siis ma tunnengi nagu seda tõmmet. Põnev pinge põleb hinges, kõik on ikka veel uus. Pole mõelda, pole öelda ja nii tõuseb tuul, on nii kõrge temperatuur. Põnev pinge põleb hinges, ehk siis tunnengi, et nagu okei, ma vist olen nagu armunud, et nagu on siuke põnev aeg, aga kõik on ikka veel uus. Ehk siis sellega ma nagu mõtlesin pigem seda, et iga kord, kui me kokku saame, siis see on ikka sama, et on mega awkward ja siuke, et nagu see ei lähe paremaks, et nagu kogu aeg ongi awkward. Pole mõelda, pole öelda ja nii tõuseb tuul. Et siin ei olegi nagu midagi mõelda ja öelda ka midagi ei oska. Et see tundub siuke 50-50, et ei saagi aru, et kas see on õige või ei ole. Ja nii tõuseb tuul. Tõuseb tuul ongi siis siuke nagu metafoor siis sellele, et ma vist olen armunud. Et refrään tõuseb tuul ja ma õitsen vara hommikul, aga hingeldan ja väriseb huul. Käime nii sihitult ja tõuseb tuul, meil pole õige suund. Ehk siis tõuseb tuul, ma tunnen, et ma olen armunud ja ma õitsen vara hommikul, ehk siis ma ärkan hommikul üles, ma tunnen, et ma olen armunud, aga hingeldan ja väriseb huul. See on siuke kahe otsaga mõeldud, et aga samas ma olen närvis. Jah, aga samas ma olen närvis põhimõtteliselt. Käime nii sihitult ja tõuseb tuul, meil pole õige suund. Et me tegelikkuses ei teagi, et nagu kas on õige või vale, ehk siis me käime nii sihitult, aga me jällegi tunneme, et midagi on meie vahel, aga see suund pole siis õige siiski. Tõuseb tuul, vara hommikud on kahvatud,
parem vaikida, sest väriseb huul, puhub nii sihitult ja tõuseb tuul, kuid oled keegi muu. Jällegist, et ma tunnen, et ma olen naermunud, aga samas nagu midagi ei klapi. Parem vaikida, sest väriseb huul, et see on ka siuke kahe otsaga, kahemõtteline, et parem vaikida, et siis, et kui sealt ei tule mitte midagi nagu meie vahel, siis tuleb vait. Sest et ma olen nagu närvis kogu aeg. Ja see asi ei muutu, puhub nii sihitult, tõuseb tuul, kuid oled keegi muu, ehk siis oled keegi muu, et sa ei ole see õige. Siis teine salm, ma vaevu jälle hingan ja kraadi järel kraad ei tunne ikka kindlalt, on nii kõrge temperatuur. See salm on võetud tegelikkuses 1 000 000 sammust, et vaevu ma hingan, ehk siis ma vaevu jälle hingan. Kraadi järel kraad ei tunne ikka kindlalt, on ka 1 000 000 sammust, et ma tõin sellega siia sisse, et see on jällegist põhimõtteliselt, et ma olen nii närvis ja kraadi järel kraad, ehk siis ma ikkagi tunnen nagu seda mingit, seda füüsilist tõmmet, aga ei tunne ikka kindlalt. Võt, siuke värk. Ma arvan, et parim lugu on tulemas, aga ma olen päris uhke, et suutsin need sõnad ikkagist ja selle story siis nii-öelda edasi anda ikkagist nende sõnadega.